siin linnaosade sotshoolekande osakonnad tulid abipakkide järgi ja abipakid on mõeldud siis linnastele, kellel on sissetulekuga teatud probleemid ja abipakkides on erinevad hügieenitarbed. Et see aasta näitas, kui oluline on kätepesemine ja kõik muud hügieenitoimingud ja muidugi just lastega peredele see võiks olla suureks toeks, et hoia tervist. Tallinna Punase Risti selts on siis teinud sellise initsiatiivi, et koostöös Rimiga kogunud Rimi korjanduskarpides heatahtlike annetajate rahasid ja selle arvelt on siis laekunud meile siin õige mitu tuhat eurot ja olles nüüd aru pidanud omavahel, siis päris tihti abipakid sisaldavad just toiduaineid ja selliseid esmavajalikke toiduaineid, siis arvestades ka COVID-viiruse aega praegu, siis oleme seekord teinud teistmoodi ja koostöös siis meie Flora ja Orto ja teiste Eesti tootjatega ka oleme kokku pannud sellise hügieenipakid ja need lähevad sellistele abivajajatele ja abivajadusega perede lastele. Nii et ma loodan, et ka need asjad kuluvad peres ära, nii nagu ka toiduabi. No siin on täna 200 pakki ja see läheb siis kõigile Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade kaupa jagamisele, vastavalt nendele soovidele ja nii palju, kui me jõudsime vastu tulla. Me oleme siis just nimelt sellepärast Tallinna linnaga järeldi sotsiaalhoolekande osakondadega koostöös seda aktsiooni teinud, et saada need kõige suurema abivajadusega pered kätte ja et esmalt läheks abi siis nendele ja siis, kui me jõuame ja kui heatahtlikke annetajaid on rohkem ja kui on ka tagasiside positiivne, et seda tõesti vajatakse, siis miks mitte me võime seda aktsiooni ka korrata. Nüüd on juba 3 nädalat töötatud ja valdavalt on siis olnud teemaks ja plaanideks on elukeskkonna parandamine kesklinnas, kuidas, et tegelikult kesklinn kui selline, et see ei ole ainult Tallinna või Eesti selline nagu esinduskoht vanalinnaga, vaid see on tegelikult elukeskkond, kus elavad meie inimesed, kellel peab siin olema hea elada, et meil oleks rohkem rohelust, et meil oleks rohkem võimalusi liikuda erinevatel meetoditel, et autod ei oleks kõige tähtsamad, vaid et inimesed oleks tähtsamad. Et need on need teemad. Eesti Punane Rist on selline märgilise tähtsusega, et loomulikult igas linnaosas on neid peresid, kes vajavad abi, kes vajavad meie tähelepanu ja märkamist enne kõike. Et kindlasti see on väga oluline, et me märkaksime inimesi, eriti tänases tervishoiukriisi olukorras, mis endiselt kestab ja mida meil kindlasti peame hästi oluliseks, et see on koostöös, kus on linnaosa, sotsiaalhoolekande osakond, kus on Punane Rist, aga teisalt ka Eesti tootjad, kes tulevad appi ja pakuvad siis oma tooteid peredele. Täna me jagame seda pakki 35 perekonnale, kes elavad kesklinnas. Kindlasti see vajadus on suurem, aga eestlastele ja üldse eestimaalastele on ju hästi omane see, et me püüame hakkama saada võimalikult kaua iseseisvalt ja mõnikord võib-olla ei ole ka seda soovi või valmisolekut tulla abi küsima. Et ka sellega tuleb tegeleda, et kui tõesti perekond ongi sattunud toimetuleku raskustesse, et ta tunneks, et tal on julgust tulla abi küsima, sest see ei ole häbiasi.